Täna on minu vestluskaaslaseks Tiina Tuhkanen-Kostrova, kes on Valga linna elanik ja väga aktiivselt toetas siis Valga kogukonda. Varsti juba siis saab sellest aasta tagasi, kui hakkasid kogukonna liikmed tõstma häält selle vastu, et Valga sünnitusosakonda ei tohiks kinni panna. Ja üks kogukonna esindajatest olid ka sina, Tiina. Et kõigepealt tahan öelda, et väga südantsoojendav on sinusuguseid inimesi nagu jälgida või vaadata. Et miks aga mulle silma jäid, et sa väga suurepäraselt võtsid sõna minu meelest kogukonna nimel ja olid väga toetav ja tegus. Aga kõigepealt sissejuhatuseks, Tiina, räägi natukene endast, et oled sa põline Valga elanik? Jah, sündinud ma Valgas ei ole, aga kogu elu olen elanud siin Valgamaal ja Valgas koolis käinud. Vahepeal siis läksin edasi õppima mujale ja pärast ikkagi tulin Valka tagasi, et kuidagi tõmbas ikkagi oma juurte juurde, et Lõuna-Eesti on minu kodu ikkagi südames. Ja sul on Valgas ka pere loodud? Jaa, mul on väike poeg, 2-aastane ja selline väike pere, varsti lisandub veel üks liige. Et ma arvan, et Valgas on tegelikult väga hea lapsi kasvatada, selline rahulik väike linn. Miks sa veel oled otsustanud Valga kasuks, et miks noor pere, mis põhjustel võiks jääda Valka? Ma arvan, et igaüks ise peab tunnetama, kus ta oma südames nagu olla tahab. Et ma arvan, et siin peamine põhjus on ikkagi see tunne, et sa oled siit pärit ja sa nagu kuulud siia, et su juured on siin, et siis sa tahad siin olla. Et üheks põhjuseks tõid sa, et siin on hea lapsi kasvatada, et kõik on selles mõttes turvaline, et sa oled siin ju juba varasemalt elanud, eks ju, siin on sul tutvusringkond, siin on võib-olla asutused lähemal. Et kuidas oli siin selline arstiteenus, näiteks esimene sünnitamine, kuidas sul Valgas läks? Ja poeg sündis mul tõesti siin Valgas, Valga haiglas, meie sünnitusosakonnas. Et ole hea, ütle ka, mis aastal su poeg sündis? 2016. Et väga hea kogemus oli ja soe tunne, et see osakond ise juba on nagu väga hubane ja selline kodune. Kõik on nii kodune kuidagi, et see läks mulle nagu väga südamesse, et ma olen nii tänulik, et ma sain siin Valgas sünnitada. Ja võib-olla ka see oli üks põhjus, miks ka see, et võib-olla see on üks põhjus, et miks ka läks väga hinge see sünnitusosakonna teema, et kuna endal on selline isiklik väga hea kogemus, siis tegi see nagu väga kurvaks, et miks toimivat asja nagu lõhkuda. Ja seda enam, et kui inimesed, kes on nagu teenuse saajad, ise on nagu rahul sellega. Sa ütlesid, et siin oli hästi ubane ja meeldiv personal, et mis teeb ühest haiglaruumis sellise hubase, lisaks veel siis sellisele meeldivale personalile, et saad sa nagu natuke rohkem kirjeldada just seda protsessi, et kuidas see siin oli, et kas sa tundsid, et sinu jaoks on näiteks piisavalt aega, kui palju oli sünnitajaid, kas sa said oma küsimustele kõik vastused, et mis veel siis muutis ja turvaliseks selle? Kindlasti on see asi, et haigla asub lähedal ja see osakond asub lähedal, et ma tean, et ma saan alati pöörduda, küsida isegi, kui mul on mingid kahtlused või ma ei ole kindel, et kas ma peaksin veel minema või isegi kui sa lähed, et nad ei saada sind nagu tagasi, kui sa oled maakonnast kuskilt kaugemalt sõitnud, et sinuga on aega tegeleda, sellepärast, et osakond ei ole üle rahvastatud, et alati on piisavalt ruumi.
ka mina läksin ka, siis mul oli tegelikult veel natukene vara, aga ma ütlesin, et kui võimalik, et kas ma võin siia jääda, siis nad olid kohe nagu nõus ja hästi toetavad, et eks see on naise enda sisetunde küsimus ka, et kuidas ta ise tunneb, et minu puhul oli see otsus muidugi väga õigustatud, sellepärast et pärast läkski, et see enesetunne muutus tuli nagu väga kiiresti. Siis hubaseks kindlasti muudab veel selline soojuse ja sõbralikkus, et personal, kes töötab seal ja küsimustele kindlasti saab vastuseid. Esmasünnitajana muidugi on see asi, et sa ei oskagi võib-olla kõike küsida, aga ma mäletan, minu juurde tuli doktor Kaša, kes seletas mulle kõike nii põhjalikult, et isegi neid asju, mida ma ei osanud küsida, et oli nagu kuidagi nii nagu oma pereliige, et hästi soe inimene ja siis ütles, et kui sul veel midagi tekib mingeid küsimusi, siis sa võid alati pöörduda meie poole, et kuidagi selline hästi kodune tunne jäi sellest kõigest. Et praegu sinu vestluse põhjal, et kui mul meenub see, et meedias toodi välja, et Valga arstid, sünnitusosakonna arstid ja ämmaemandad võib-olla ei ole piisavalt kompetentsed, siis sinu puhul küll ükski küsimus vist vastuseta ei jäänud, saan aru praegu? Mina arvan seda, et Valga haiglas töötab väga hea personal. Nii arstid kui õed, kui ämmaemandad, kui hooldajad, et ega selles mõttes võib ju olla igal pool inimesi, kellele võib-olla enda töö nii väga ei meeldi, aga samas on ka neid, kes sa näed, et nad teevad seda nii nagu südamest, et see läheb sinule ka südamesse, et kõik, mis südamest tuleb, see läheb südamesse, et minul ei ole küll ühtegi halba sõna öelda meie personali kohta. Jah. Et seda enam on ju väga kurb, eks ju, et sellised toredad töötajad, inimesed, kes tegid oma tööd hingega, et neil nüüd ühel hetkel enam tööd ei ole. Ja kurb on ka ju nendel emadel, kes siis täna ootavad beebisid, et ka sinul on järge tulemas, et sinu sünnitamise kuupäev praegu on määratud märtsikuusse, see on kohe-kohe. Ja kuidas on läinud need eelnevad, ütleme siis 7–8 kuud, et ma tunnen nagu huvi just praegu selle vastu, et kuidas need emad ennast tunnevad, et mis tundega sa õhtul lähed magama, kui sa tead, et see kuupäev on kohe-kohe võib-olla tulemas, millega sa pead arvestama, missugused ettevalmistused, mille peale sa pead mõtlema? Ma ütleks niimoodi, läheksin nagu alguse poole tagasi, et tegelikult juba see, kui sa saad teada, et sa oled rase, aga ütleme niimoodi, et see abi siin koha peal on selline, ütleme, segane, et raseda jaoks, et mis abi ta saab, millal ta saab üleüldse või kui sa lähed küsima selle kohta või uurima, siis võib-olla sa jääd kuskile sinna hammasrataste vahele juba algusest peale. Tegelikult see on täielik stress juba kohe, põhimõtteliselt kohe, et mina võib-olla oli see lisapinge ka sellest, et kuna see võitlus oli nii pikk selle osakonna eest ja põhimõtteliselt ju siis ma jäingi kohe rasedaks. Et sellepärast alguses ikkagi ma tundsin, et see tervisele nagu hästi ei mõju. Tegelikult algusest peale need rasedad on pandud, neile on pandud sihuke lisapinge peale. Ja ongi, et võib-olla tahad lihtsalt konsultatsiooni, võib-olla see päev ei ole kedagi majas, aga võib-olla sul ongi just see päev väga vaja mingit sellist abi saada, et iga väikse asja pärast kuskile Tartusse sõita, ma leian, et see ei ole õige ja see ei ole normaalne. Või täpselt samamoodi ka, miks mingid inimesed, ütleme, kes ei ole küll rasedad, aga kas või eakad, et miks nad peavad mingi gümnakoloogiliste väikeste protseduuride pärast siis eraldi panema kuskil olema, ma ei tea, kui pikalt, pool aastat või ma ei tea, kui kaua järjekorras seal ja siis käima ikkagi nagu Tartu vahet, et leidma kedagi, kes neid sõidutaks.
et see on selline ressursi raiskamine minu arust või kuidagi, ega kas need kiirabikutsed, et kutsuge siis endale kiirabi, kui teil halb hakkab ja ei ole kedagi, kellega te saaksite minna. Et inimeste enda peale on pandud nii suur see vastutus, et ja samas on ka see asi, et kuidas mina oskan kodus enda seisundit nii täpselt hinnata, ega ikka ei oska küll. Et ja samas on see, et kiirabikutsed, väljakutsed on ka ju kallid ja nende aeg on kallis, et nad ikkagi peaksid esmajärjekorras ju tegelema selliste väljakutsetega, kus on tõesti nagu inimelu ohustatud, et need olukorrad nagu ära likvideerida siis. Et igasugune see lisatöö nende jaoks ka, et see tegelikult see peab kõik ohtu absoluutselt teised inimesed ka, kõik teenuse saajad. Et ja paratamatult on ikkagi see asi ka, et mida päev lähemale sellele tähtajale, siis see pinge nagu tõuseb kogu aeg. Et sa ei tea nagu, mis sind ees ootab, et ei tea, et päris täpselt, kuidas sa haiglasse jõuad või kas sa jõuad. Ja just, et sellised küsimused, et kui sul on veel näiteks lapsi kodus väikseid, et siis sa pead ju nendele organiseerima, et kes see siis tuleb nende juurde, sa ju ei tea, millal see sünnitus hakkab, et see ei ole niimoodi, et ma tean, et täpselt mul sellel päeval tuleb, et keegi tuleb sellel päeval siis sinna minu juurde või mis iganes. Et kes see tuleb sul näiteks keset tööd kuskilt, et sellised mingid asjad, et mis peab kõik läbi mõtlema, et ja samas sa ei saa ka niimoodi, et elad seal viimased 6 aega kuskil hostelis on ju, et ma arvan vähe inimesi, kes jõuaks esiteks selle üldse kinni maksta. Et ja ikkagi rase tahab nagu rahu ja tahab oma kodus olla ja kuni nii kaua, kuni veel vähegi võimalik. Et selles mõttes on selline natukene keeruline ikkagi see. Ja kindlasti tekitab sellist ja lisa selliseid pingeid, mida tegelikult ju kindlasti ju vaja ei oleks. Jah, noh, mina olen niimoodi ette valmistunud, et panin sooja teki igaks juhuks omal auto peale ja paar patja, et kunagi ei või teada. Kus sa oled plaaninud muidu, kui nüüd antakse niimoodi aega, et saate autoga rahulikult sõita, lapsele saad hoidja otsida, et kas sul on nüüd võimalus siis Tartu, Põlva või Võru? Või Viljandi. Et selle koha pealt ma tahaksin ka öelda, et minu arust on natukene kummaline see, et esimese asjana öeldakse kõikidele sünnitajatele, et millal sa Tartusse lähed või kuidagi niimoodi, siis ma mõtlen, et tegelikult miks näiteks Tõrva inimesed ju saaksid Viljandisse minna või kes elab siin Võru pool Võrru minna, et noh, mis parasjagu lähemal on. Et Tartus võib ka muidugi, kes soovib, aga lihtsalt ma mõtlen, et võib-olla see on natukene selline väga üle reklaamitud, et kas siis kas seda on vaja nagu tõestamiseks, et nüüd ongi niimoodi, kõik niikuinii käivad Tartus, et tulge ikka Tartusse või ma ei tea, miks see on niimoodi. Mina tahaks minna Põlvasse, kui ma vähegi jõuan, sellepärast, et ma käisin osakondasid vaatamas ja Põlva jättis mulle sellise ka väga koduse mulje, kuigi ma ei ole seal ju varem niimoodi olnud ise, aga muidugi samas jällegi Valgaga võrrelda teisi neid osakondasid ei saa, sellepärast, et nii Viljandi, Võru kui Põlva, noh, need on kõik nagu Tartust väiksemad. Aga ütleme väikestest osakondadest, ma ei ole näinud ühtegi osakonda, mis on nii ilus, mis on nii hubane, nagu seda oli meie Valga osakond. Tõesti, ma ei liialda, kui ma ütlen, et see on kõige ilusam osakond, mida ma näinud olen üldse. Kuidas muidu rasedatel nüüd on planeeritud see, et ma mäletan nagu omast kogemusest seda, et see rasedusperioodil on siis rasedal võimalik tõesti siis tutvuda juba eelnevalt selle sünnitusosakonnaga, et kui sa nüüd oled siin Valgas, käid vastuvõtul, et kas ta siis soovitab sulle kõike, siis sa paned aja kinni, näiteks helistad Põlvasse, et ma tulen nüüd vaatama või kuidas see nagu päris elus välja näeb tänasel
päeval? Mina võtsin ise ühendust nende osakondadega ja teatasin, et ma sooviksin tulla vaatama, et kas teile sobib. Ja nad olid nõus ja võtsid hästi hea meelega vastu mind ja näitasid oma ruume või kus ja mis seal käib. Ainuke asi, mis ma ütlen, on süsteem on teistmoodi Tartuga. Tartus, kui sa tahad saada osakonna tutvustust, siis sa pead eelnevalt registreerima interneti kaudu, paned omale siis ajakirja, kuu algusest tehakse see registreerimine lahti üheks kuuks ja need ajad lähevad väga ruttu täis. Et põhimõtteliselt, kui sa paari päevaga ennast ära ei jõua sinna registreerida, siis võib juhtuda, et sa ei saagi sinna osakonna tutvustavale ringkäigule, kus siis räägitakse igasuguseid asju ja näidatakse. Ja Tartul on veel selline asi, et see ei ole tasuta, vaid ühe inimese kohta on 6 eurot. Et kui ma tahan näiteks mehega minna, siis me peame maksma 12 eurot. Lihtsalt sellepärast, et siis nad seal tutvustavad ja räägivad selle ekskursiooni. Ja et see on väga kummaline selles mõttes, et ma ei tea, kuidas nad siis on mõelnud, et keegi inimene tuleb kas siis kodust välja, et talle makstakse kinni see, aga kummaline on see, et Tartus ei käi ju ainult Tartu inimesed sünnitamas, et kui nad tõesti tahavad nii laiahaardeliselt, et kõik Lõuna-Eesti läheks sinna, siis seda on nagu liiga vähe, et inimesed ei saagi sinna registreerida sinna ennast. Need väga paljud jäävad ootama siis kogu aeg järgmist kuud ja võib-olla äkki juhtub, et nad ei jõuagi sinna üldse. Ja see ei ole ka üldse päris hea tunne, ma arvan, ühele emale, kes last ootab, sest see annab ka ju turvalisuse tunde, kui sa ikkagi saad selle osakonna üle vaadata. Jah, et ma vaatasin mitu kuud neid aegu, vaatasin kogu aeg läksid need nii kiiresti täis ja siis üleüldse see tekitas nagu pahameelt, et miks ma pean veel selle eest ka peale maksma, kui ma tahan lihtsalt osakonda näha. Et selline tunne, et iga asjast nagu maksa peale, et oma viga, et sa elad siin kuskil kaugel, et sind nagu ei oodata või tuleb, kui tuleb. Aga Põlvas oli siis võimalik saada selline aeg, nagu sulle sobis ja neile sobis, et ei olnud väga pikad need järjekorrad ja ei olnud ka tasuline. Mujal ei ole seda ette registreerimist ja sa võid läbi rääkida ja sa võid minna kohale ja sulle näidatakse seda osakonda niisama, et sa ei pea midagi maksma, sa ei pea eraldi mingid lihtsalt, et viisakas, et teavitad ette, et siis nad teavad. Ja Põlvas ja ma arvan, et ka mujal Võrus ja Viljandis on ikkagi osakonnas ruumiga ka nagu paremad lood, et isegi kui sa kaugelt tuled või et nad ei hakka sind koju tagasi saatma, kui sul on ikkagi juba tähtaeg põhimõtteliselt või selline sünnitegevus nagu algamas kohe-kohe. Et neil on sinu jaoks aega ja neil on sinu jaoks ruumi. Et see ikkagi tekitab niisugust natukene turvatunnet ka rohkem. Jah, seda kindlasti. Et Tiina, me siin sissejuhatuseks rääkisime sellest ligi aasta tagasi siis, kui sa võtsid kogukonna kokku ja kogukonna nimel päris palju kordi võtsid sõna ja sealhulgas ka tegid avaliku pöördumise presidendile. Et see pöördumine on meil ka siin näitusel üleval. Ma olen seda mitu korda ise lugenud. See on väga südamlik pöördumine ja väga emotsionaalne pöördumine. Kui sa kirjutasid neid kirju või tegid neid artikleid, siis kui palju sa tundsid, et kui palju nad võivad meid aidata, meie Valgamaad, et kui palju sa uskusid sellesse, et ikkagi nad ei pane kinni seda sünnitusosakonda? Ma uskusin sellesse ja väga pikalt uskusin, et põhimõtteliselt kuni lõpuni, kuni sulgemispäevani, et
mul oli kuidagi selline südames selline tunne, et ma pean seda tegema, et see ei olnud lihtsalt, et ma niisama hakkan kirjutama, istun maha ja hakkan kirjutama, aga ma sain sellise nagu südames sellise veendumuse, et see on vajalik. Ja seda peab nagu tegema just sellel hetkel. Ja siis, kui isegi nagu aeg oli vähe nagu lapse kõrvalt, et laps väga palju tahab nagu sellist koos tegemist ja niimoodi, aga ikkagi ma mõtlesin niimoodi, et isegi nagu vahepeal tulin öösel üles, hakkasin kirjutama või kuidagi, et see kõik nagu tahtis tulla nagu niimoodi, lihtsalt tahtis tulla. Ja ma arvan, et ükski asi ei ole niisama siin elus, et see oli kindlasti vajalik, et kui see ei suutnud seda osakonda päästa, aga võib-olla see pani inimesi rohkem mõtlema või kuidagi muud moodi puudutas või mõjutas, siis see ikkagi oli seda väärt, ma arvan. No selles me ei kahtlegi, Tiina. Aga tahtsin veel küsida, et presidendilt said sa ka ametliku vastuse. Kui kaua sa seda vastust ootasid, kas sa mäletad? Umbes. Päris täpselt ma ei mäleta. Ei ole enam meeles, sest neid kirju sai või igasuguseid asju sai nii palju kirjutatud igale poole, et kõik ei ole enam meeles. Mul on meeles see, et üldiselt, mis silma hakkas, et vastuseid ikkagi pidi kaua ootama igalt poolt, et ükskõik, kas sa kirjutad kuskile ministeeriumisse, kirjutad haigekassasse, et vastused kuidagi viibisid ja kohati ei tulnudki, igalt poolt ei tulnudki mulle vastuseid tagasi. Ja sageli oli see asi, et need, kes vastasid, et need vastused olid sisutühjad tegelikult. Ja ka selle presidendi kirja puhul sellest vastusest kuidagi kumas läbi, et nad on selle kätte saanud, läbi lugenud ja siis lihtsalt teadvustavad seda, et noh, jah. Et see on nende kohus. Et see on nende kohus vastata, aga samas sellist asjasse süüvimist või kuidagi mingit sellist sisulist vastust ma nagu sealt tagant küll välja ei lugenud, et see oli pigem selline formaalsus. Et see oli justkui jah, et ma pean linnukese kirja saama, sest seadus nõuab, et ma avaliku huve esindajana siis vastan pöördumistele ja ta seda ka tegi, sai oma linnukese kirja. Aga kes nagu selle otsuse siis ikkagi vastu võttis, et sünnitusosakond kinni pandi? Et kui me siin meenutame kohtumist härra peaministriga, siis tema ütles, et rahad on olemas, lükkas selle teema nagu tagasi haigekassale ehk kiigutas ta sinna poole. Haigekassa ütles, et nende käed on ka seotud, et ei ole töötajaid ja ikkagi seda raha ei ole. Ja osakond on kinni ja see käis imekiiresti ka need uuendused, et tõenäoliselt vist ikkagi planeeriti varem juba. Aga kelle otsus see võis olla, et mis meile kui tavainimestele see tundub? Et seda enam vaja ei ole ja paneme kinni. Muidugi siin on nii palju igasugust seda infot läbi käinud, et sageli tundus, et võib-olla ka natuke mõned kohati, et inimeste eksitamiseks on seda vett vaja segada, et eks kindlasti on üks asi see, mis on riigi poolt paika pandud, mingid varasemad poliitilised otsused. Et ühelt poolt see riigi poliitika, teiselt poolt see, mis siin regionaalselt on otsustatud kunagi. Ja ma arvan, et see on kõik kokku kuidagi. Ja eks kuidas on haigla omalt poolt võib-olla mingid omad suunad. Et võib-olla see kindlasti on tekkinud pikemas perspektiivis, et see ei ole nagu niimoodi üleöö sündinud, aga lihtsalt see kinnipanemine toimus üleöö, kuna arvatavasti see otsus oli juba varem kuskil mujal olemas. Aga lihtsalt see kinnipanek kuidagi oli liiga selline
liiga valus, et kuidagi üleminekuaeg, aga mitte midagi põhimõtteliselt inimestele ju ei antud, ei selgitatud, et isegi kui mõned seal omavahel on otsustanud teatud asjad nagu ära, inimestele tuleks ikkagi nagu selgitada ja seda varem teha, mitte kuidagi läbi mingite skandaalide ja viimasel hetkel niimoodi mööda minnes midagi vee segamiseks. Et see oli nagu kuidagi alatu kõik see, kuidas see lõppes nagu, et see lõpp oli nagu selline, ei olnud ilus, ütleme niimoodi, et oleks võinud ju siis kuidagi vaikselt hakata mingit süsteemi looma, et kuidas tagada siis, et praegu oleks ka, et kui isegi, kui see osakond läheb kinni, et pärast seda oleks võimalikult maksimaalne turvalisus ja abi tagatud, et ja juba varem hakata siis seda süsteemi nagu sisse viima ja inimestel ei olekski võib-olla siis nii suur paanika tekkinud, kui kõik on läbimõeldud, hästi läbimõeldud ja süsteem, mis nagu toimiks ka reaalselt. Aga kui lihtsalt, et me paneme kinni ja siis pärast hakkame mõtlema, kuidas me midagi teeme, siis tegelikult kannatavad ikkagi teenuse saajad, tegelikult ka teenuse pakkujad, need tavalised töölised, kes on lihttöölised, et kõik jäävad siis sinna nagu vahele ja kõigil on halb tegelikult. See peaks olema väga õpetlik lugu. Et tulevikus mitte sarnaseid asju rohkem ei korduks enam, et tahaks väga loota, et rohkem midagi taolist sellisel kujul ei tule. Et see kindlasti on üks ajamärk, nagu siin meie selle näituselgi, kus me siis räägime eestlaste sünnilugudest ja sellest siis, kuidas riik on sündi toetanud läbi 100 aasta. Mis sa arvad kunagi 100 aasta pärast, võib-olla kui keegi veel vaatab neid lugusid, et kas siis on Valgas sünnitusosakond olemas? Mina ikkagi tahaks loota, et on ja üldse peab olema positiivne ja peab mõtlema positiivselt. Et praegused suunad, et kuidas maaelu ja elu väikestes maakondades ja väikestes linnades kuidagi on nagu hääbumas. Ma ei taha seda nagu uskuda ja võtta endale kuidagi südamesse, et niimoodi peabki olema. Ma ikkagi arvan, et ei pea olema tegelikult ja et saab paremaks minna. Aga me peame selle ise kõik koos paremaks tegema.